vaata, naise ja mehe vahe ongi võib-olla see, et mehed on hästi filosoofilised, neil on vaja, et noh, et aga ma võin nii olla, aga noh, seleta mulle lahti, too mingid näited ja räägime natuke, arutleme, filosofeerime, eks ju. aga kui sa netis vaatad, siis on nii armsad nagu tuttavad ja ei no mitte ainult naised, mehed ka, et on sellised noh, põhimõtteliselt nagu õiged spirituaalsed, vaimsed armastuse loosungid, näiteks, et jää iseendaks, ole loomulik. noh, vedades nagu kirjutatakse, mis on siis meie hinge loomulik seisund ja tema omadused, eks ju. armastuses, eks ju, tänulikkus, alandlikkus, kaastunne, eks ju, abivalmidus. pühak alati ülistab, eks ju, räägib noh, Jumalat ja loodust ülistab ja noh, selles mõttes tal on nagu mingid noh, nagu sümptomid on, eks ju. et see, kes nagu kõige loomulikum, see, kes ennast teadvustab, kes ei samasta ennast kehaga ja mõistuse ja nende väliskihtidega nagu rahvus ja rikas ja vaene, ilus ja kole ja mees ja naine ja mis on tähtsad kihid materiaalses maailmas, aga noh, aga meie puhul vist tähendab umbes nii, et noh, kui sa ütled, et noh, vaatad iseenda teiste omadusi, mõtled, et kui sa ütled, et ole loomulik, siis lööd risti ette ja noh, peaks nagu ütlema, et ärge olge loomulikud, et kui inimesed kõik loomulikud oleks ja neil lastaks, Jumal laseks, karma laseks neil loomulikud olla, eks ju, kuna nad on kehalises ja meeleses kontseptsioonis, siis see noh, see nagu põrgu, mis läheb lahti ühe sekundiga, seda me ei kujuta isegi ette nagu mina, mulle, minu ekspluateerimine ja noh, oma meelte järgi jooksmine, eks ju. ja see, mis ei meeldi, selle kõrvaldamine, eks ju, mis sind häirib. noh, kuna sa oled loomulik, no mul loomulikult ei meeldi näiteks see asi ja ma nüüd kõrvaldan, eks ju. kuna minu loosung on, et ole loomulik, eks ju, siis on teine loosung, mis on hästi popp, et naudi. naudi, mis ka kõlab ilusti, ma olen isegi juba selle omandanud selle, keegi rääb, siis noh, naudi seda. noh, vedades öeldakse, et noh, tõeline nauding on see, kus sa saad teisi teenida, kõige kõrgemat teenida, see on kõrgem hingenauding. ülejäänud naudingud on, kui sa vaatad inimesi materiaalses maailmas, kes on õllesummerist kuni noh, et mis see nauding on, sööd toitu, mis noh, oi, muusika, mis on oi, mis lõhub, eks ju, isegi raku tasemel, alkohol ja kõik, et mis see nagu teeb inimesega. noh, naudi, noh, pärast on noh, naudid, ma ei tea, arstitädi juures või ma ei tea, mis see pohmell või mingi südames on suur must auk hinges ei rahulda. ühesõnaga jah, tuleb ettevaatlik olla selle kahe loosungiga, et naudi ja jää iseendaks, ole nagu loomulik. noh, kõlab ilusti, eks ju, sellepärast hing ongi selline, hing ongi ananda, täis õndsust, eks ju. ta ongi, ta enne ei rahune maha, kui ta noh, saab õnnelik olla igavesti. et ta püüdleb sinna poole, aga noh, enamus, mis meil pakub ühiskond, on siis täiesti nagu noh, vales kohtades ja siis see, et ole loomulik ka, kui sa ennast teadvustanud ei ole, siis parem ära ole loomulik. sealt ei tule midagi head nagu, see ainult hankana vale ega laksud tulevad.